Tere ka minu poolt. Kõik, kes te siin saalis olete ja kõik, kes te meid ekraanide taga vaatate. Palju õnne meile kõigile. Miks ma soovin palju õnne? Sellepärast, et algab uus kooliaasta nii teie jaoks kui õppurid, paljude jaoks ka, kui lapsed lähevad kooli peagi. Virumaa kolledžis algab 22. õppeaasta, mis ei ole ka sugugi väga vähe. Ja üle poole sajandi on Kohtla-Järvel antud tehnilist kõrgharidust katkestamata ja koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. See on väga võimas taust, kust edasi minna. Palju õnne sellepärast, et mingil oma elu hetkel olete te teinud õige valiku. Kuigi ma alati ütlen, et valesid valikuid ei ole, sest sel hetkel, mil te mingi otsuse teete, on see teie jaoks õige valik. Ja ma väga soovin, et te ei kahetseks kunagi ega vaataks selja taha, et miks ma nii otsustasin. See oli sel hetkel õige valik. Miks ta õige on meie kontekstis, on see, et tehniline haridus, tehniline kõrgharidus, arendus- ja teadustegevus tehnoloogia ja tehnika valdkonnas on nõutud kogu maailmas. Neid spetsialiste on vaja kogu maailmas, Eestis ja eriti Ida-Virumaal. Miks eriti Ida-Virumaal? Sest me oleme Harjumaa järel teine suuruselt tööstusregioon. Siin on vaja spetsialiste ja siia on vaja haritud inimesi. Palju õnne ka sellepärast, et vahetult täitus 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Ma loodan, et te kõik tähistasite seda ühiselt oma seltskonnaga, meeskonnaga, perega, olgu see siis koos laulmine või lihtsalt mõnus koos olemine. Ida-Virumaal on ees suured väljakutsed. Kindlasti teie olete kõik kuulnud õiglasest üleminekust Ida-Virumaal. Ja sõnum on selline. Järgmised 7 ja 10 aastat on Ida-Virumaa jaoks otsustavad. Me kas teeme midagi ära ja muudame siin Ida-Virumaal midagi. Või tuleb sellest looduskaunis koht, kus käivad turistid ja ütleme, väärikas vanuses inimesed saavad ehk oma eluaastad lõpule saata. Mis on eesmärk? Kes seda peaks tegema? Siin on mul ainult üks soovitus. Ma palun kõikidel vaadata peeglisse. Ja kui sellele peeglile oleks veel kirjutatud sellised sõnad, et mina teen, siis on see veel olulisem märk ja info või vastus küsimusele, kes siis seda peab tegema. Nagu ma ütlesin, te olete tulnud õppima üliolulistele erialadele. Need on mehaanikud, masinaehitustehnoloogia valdkonna inimesed. Need on energeetikud, keda on kõikjal vaja. Need on infotehnoloogia eriala spetsialistid, telemaatika ja arukad süsteemid, mis on peamiselt just tööstusettevõtetele suunatud. Need on keemiatehnoloogid, keda mitte kuskil mujal ette ei valmistata. Te olete valinud unikaalsed erialad. Need on magistriõpe äriinfotehnoloogia erialal, mis on Tallinna Tehnikaülikooli eriala, kuid on laienenud siia Ida-Virumaale. Aga ma tahan toonitada ja ma tahan kõikidele südamele panna, nii tudengitele kui ka meie headele õppejõududele ja töötajatele, kes meid samuti praegu ekraani taga kuulavad ja vaatavad, et lisaks erialastele oskustele on veel ülitähtsad teadmised ja oskused. Need on oskused, mis tulevad
paljudel juba lapsepõlvest kaasa, kuid paljusid oskuseid on võimalik ka arendada. Need on oskused, mis on olulised sõltumata erialast, sõltumata ametikohast, positsioonist, rahvusest, millest iganes, soost. Need on sellised oskused, kus te julgete mõelda, olla loovad, julgete oma arvamust välja öelda, julgete küsida ja julgete nõuda, kui teile tundub, et ollakse ebaõiglased. Need on oskused, kus te julgete suhelda kultuuriteadlikult. See tähendab seda, et te teate oma rahvust ja austate teist rahvust. Te oskate vähemalt 3 keelt, sealhulgas kindlasti riigikeelt. Teil on matemaatiline ja digitaalne kirjaoskus. Teil on uusmeedia kirjaoskus. Te oskate eristada olulise info ebaolulisest. Need on kõik te olete ettevõtlikud. Loomulikult ka ettevõtlikkus on ülioluline oskus. Ja ma väga loodan, et nii teie kui ka meie õppejõud panustavad maksimaalselt, et arendada ka neid oskuseid. Ehk siis minu üleskutse on teile, olge julged, küsige, vastake, suhelge, leidke parimad kommunikatsioonivahendid. Minu õppeosakonna, arendusosakonna, programmijuhtide, mentorite ja õppejõudude uksed on teile avatud ja kirjakastid on teile avatud. Nii et tõesti kutsun üles, ärge jääge üksi. Ja veel, ma võin öelda, et ma olen Virumaa kolledžis töötanud selle algusest peale, alates õpetajast kuni jõudes välja direktorini. Võite arvata, kui palju üliõpilastega ma olen suhelnud ja näinud nende edusamme. Kolledži on lõpetanud üle 1000 üliõpilase. Ja tegelikult ma võin 100% väita, et kõik, kes on tahtnud õppida, kõik on lõpetanud kolledži. Jah, tulevad ette rasked momendid, eriti olid need 2 viimast aastat keerulised. Pandeemia tõttu, kus noored õppurid, üliõpilased pidid koju jääma ekraani taha, õppejõud olid ekraani taga. Aga ma usun, et teil on kõigil piisavalt juba elukogemust, et te saate aru, et rasked momendid lähevad mööda. Nendega tuleb hakkama saada, tuleb leida lahendus. Ja kui te ise ei leia, pöörduge meie poole ja koos leiame lahenduse. Ei ole mitte midagi võimatut. Te kõik jõuate lõpusirgele. Kui te seda ise ainult, siin sees, kui te ise seda väga soovite. Nii et palun, kui tekivad rasked momendid, leidke need inimesed, kelle poole pöörduda ja ma väga loodan, et kas 3,5 või 4 aasta pärast me saame jälle vähemalt sellises seltskonnas kokku ja mul on suur au koos õppedirektoriga anda teile üle lõpudiplomid ja öelda teile need sõnad, et teist on saanud oma valdkonna spetsialistid, kes on hinnatud tööjõuturul ja kes võivad ka õpinguid jätkata kas magistriõppes, olgu see siis Tallinna Tehnikaülikoolis, sealhulgas kolledžis või mõnes teises ülikoolis. Ja lõpuks tahan öelda veel. Ma loodan, et me oleme üks meeskond. Meil on üks eesmärk jõuda koolitada spetsialiste, teil panustada, et teist saaksid spetsialistid ja meil on üks eesmärk hoida ühiskond ja ülikool avatuna. Ja selleks, et me saaksime selle ühiskonna ja ülikooli avatuna hoida, kutsun ma teid üles veel kõiki neid, kes ei ole jõudnud vaktsineerida, tegema vaktsineerimise ära. 2. septembril siinsamas ruumis
10–3 on võimalik vaktsineerima tulla neil, kellel see vaktsiin puudub. Ja need, kes on juba praegu vaktsineeritud või on läbi põdenud selle haiguse, siis näete, üks meeskonna tunnus, te kindlasti olete juba märganud, et Tallinna Tehnikaülikoolil on omad värvid, oma logo, oma sümboolika ja üks tunnus on ka siin. Ja ma loodan väga, et lähima kuu jooksul me kõik näeme üksteise kätel neid paelu, mis märgistab seda, et me kõik oleme vaktsineeritud ja saame hoida kolledži lahti. Nii et soovin teile tänaseks ilusat päeva ja järgnevateks päevadeks, nädalateks, kuudeks ja aastateks mõnusaid õpinguid. Aga need õpingud ja oma elu saate teha huvitavaks ja väärtuslikuks ainult teie ise. Suur aitäh kõigile ja edu!